Tere, tere. Vaikselt hakkame kogunema siia. Ja enne, kui me juhatame sisse siis tänase viimase esineja, siis meil on väike võlg teie eest tasuda ka, on ju. Et meil oli esimeses sessioonis selline väga tore postrite tutvustus. Ja minu meelest need koolid on näinud väga-väga palju vaeva, et need postrid valmis saada, sinna seda emotsiooni ja ägedaid mõtteid kõike kirja panna. Seega ma arvan, et meil oleks mõistlik või teeme nii, et see on jälle see rangelt kohustuslik, teha neile üks, tegelikult ärme veel teeme. Meerike tahtis juba plaksutada, ma nägin, tal olid käed valmis, aga ma sain viimasel hetkel nagu tõmmata pidurit, et ärge veel plaksutage. Sest ma palun siia, kui on koolide esindajad, siis ma loen kiiresti ette. Meil on väiksed auhinnad ka või siis väiksed kingikotikesed nendele koolidele, kes siis need postrid valmistasid. Ehk siis August Kitsbergi nimeline gümnaasium, Ehte humanitaargümnaasium, Gustav Adolfi gümnaasium, Imavere põhikool, Kiigemetsa kool, Kohtla-Järve Slaavi põhikool, Laupa põhikool, Narva kesklinna gümnaasium, Narva Pajukool, Pärnu vanalinna põhikool, Pühajärve põhikool, Taabivere põhikool, Tallinna Arte gümnaasium, Tallinna Järveotsa gümnaasium, Tallinna Laagna lasteaed põhikool, Tallinna Paegümnaasium, Tallinna Südalinna kool, Tartu Hansa kool, Tartu Karlova kool, Tartu Kesklinna kool, Tartu Kivilinna kool ja Viljandi Kaare kool. Ühe hingetõmbega. Ujuja ei ole, aga kopsumaht on hea. Nii, et kui igast koolist on üks postri esindaja, siis olge hea, tulge, haarake, liikumispaus on selle asja nimi, saate valida, kõik on küll ühtemoodi, aga ma toetan teie autonoomsust, et te saate ise valida selle kingikotti, on ju, sest mine sa tea. Jaa, võib võtta ise siit täitsa kaasa. Ja nii kaua, kui see mõnus sagin siin toimub, siis ütlen veel seda ka, et nüüd on see aeg, kui tasub välja otsida oma märkmikud. Ma loodan, et mõni leht on veel tühi, arvestades, kui paljudes töötubades te käinud olete ja kui palju mõtteid on vahetatud. Seega otsige need märkmikud välja, sest Marko, mis saama hakkab? Me keegi veel ei tea või võib-olla keegi teab, aga see, millele tänane siis viimane sessioon siin majas on pühendatud, on siis midagi teistsugust. Ja meiega on liitunud Kati Orav, kes on visuaalne praktik. Ja ta oma kodulehel on kirjutanud nii toredasti, ma loen need sõnad ette siit, et ma ei eksiks. Kirglikult uudishimulik, visuaalne praktik ja haridusinnovaator. Ja see, mis meiega siin selle viimase tunni aja jooksul juhtub, eks me siis näe, et see on siis siin Kati sisustada. Nii, et meil on hästi hea meel, et Kati on siin täna meiega. Tere õhtust! Kuidas teil tunne on? Pikk päev on selja taga, aga energiat on veel. Liikumispause on piisavalt olnud. Mul on nii suur rõõm ja au olla siin täna, et anda vunki juurde Liikuma kutsuva kooli sügisseminarile. Liikuma kutsuv kool on olnud ka üks minu õpilastest, kui me oleme koos uurinud, kuidas võiks visuaalsust kasutada erinevate sõnumite edastamiseks. Võib-olla nii mõnigi märkas siin, et mõned plakatid olid tehtud kuidagi natuke teistmoodi või ka Liikuma kutsuv kool ise kommunikeerib oma asju natuke teistmoodi joonistatud piltidega.
Ja mis on jäänud mulle Liikuma Kutsuva koolist meelde, on see, et kui tavaliselt on koolitused sellised, et 1,5 tundi istume, teeme midagi, siis on 15 minutit paus, süüakse küpsiseid, juuakse kohvi ja edasi jälle istume, siis neil oli kokku lepitud, et teatud aja tagant, kes teeb liikumispausi. Ja lisaks oli veel see, et Merike vist ise oli esimene, kes ütles, et ma ei taha kogu aeg istuda ja kas joonistada saaks püsti ka. Ja võtsid siis toolid, panid laudade peale endale kõrgenduseks ja joonistasid kaasa. Seda ei ole rohkem juhtunud koolitustel, kuigi ma mõnikord soovitan inimestele, et kui palju istuda ei taha, tehke seda. Nii et aitäh Liikuma Kutsuva kooli inimestele sellise toreda kogemuse eest, selle eest, et te kasutate ka seda, mis me oleme saanud koos õppida. Ja kes siis minuga ka kohtunud on, siis teab, et ega te täna ka ei pääse sellest, et minuga koos natukene joonistada. Ja tegelikult see siin teie ees olemine, et kuigi ma igapäevaselt palju joonistan, õpetan seda, siis üks unistuse täitumine on see, kui ma saan erinevatele asjadele aidata kaasa ka sellega, et rääkida natukene ja jagada siis ka oma sõnumit natuke laiemalt. Aga unistusi üldiselt on mul tegelikult päris palju olnud ja on siiamaani. Ja ma tahan rääkida täna teile ühest sellisest unistusest, mis mul lapsena oli. Kui ma olin väike tüdruk, siis ma tahtsin olla nagu Ülelinna Vinski. Kas te teate, kes on Ülelinna Vinski? Võib-olla mõni on lugenud raamatut, aga võib-olla enamus on näinud siis seda telelavastust, kus siis punapäine poiss mängis siis Vinskit. Ja mis siis Vinski tegi või mis tegi teda eriliseks või tahtsin mina tema moodi olla, oli tegelikult siis see, et Vinski kohtus ühe apteekriga, kes andis talle ühte imepulbrit. Ja ütles, et kui sa võtad näpuotsade ja seda pulbrit, lööd parema jala kannaga vastu vasaku jala suurt varvast, ütled läbi seinte, siis sa muutud nähtamatuks ja saadki käia läbi seinte. Ja minu jaoks eriti põnev oli see, mida Vinski tegelikult tegi, kasutades seda pulbrit. Ta ei läinud tegelikult tegema midagi halba. Kui mõtelda, et läks ja kas siis tahaks näpata midagi. Natuke tegi mingeid selliseid asju ka, aga tegelikult ta muutis mõruda meelega mehe lõbusaks, laisad vargad tublideks pesupesijateks ja klatsivad külamoorid asjalikumateks naisteks. Oli nii. Ja vaat see oli tegelikult see, mis mulle meeldis. Ja kui me mõtleme selle peale, et me tahaksime endale võib-olla üleloomulikke võimeid, meil kõigil on olnud tegelikult seda tunnet ja võib-olla siiamaani on, et tahaks olla aeg-ajalt rohkem, kui ma igapäevaselt olen. Ja nii mõnelgi võib-olla tuleb meelde, et tahtsid isegi, kas just Vinski moodi olla, aga võib-olla Pipi Pikksukk või Catwoman või Spider-Man, et teha midagi üleloomulikku. Tänaseks nüüd, kui oleme suureks kasvanud, siis me mõnes mõttes saame aru, et see ei ole võimalik. Kui just ei võta mingit suurt tehnikat appi ja ütleme, et võib-olla mõned pulbrid on sellised, et kui me seda sisse võtame, siis me võime mõelda, et me oleme nähtamatud. Aga me loodetavasti ei praktiseeri seda. Aga tegelikult tahan ma täna jagada teile seda, et vahel ei olegi vaja tahta üleloomulikke võimeid või mingeid abivahendeid. Tegelikult meil inimestena on mitmeid supervõimeid, mis iga päev teeksid meist meie iseenda kangelaseks. Ja ma täna tahan rääkida 2 supervõimest. Esimene supervõime on kujutlusvõime. Ma arvan, et te olete nõus, et see on üks võime, mis on meile inimestena omane, mis eristab meid teistest liikidest. Kujutlusvõime on see, kuidas tegelikult väga palju meie aju mõtleb, kujutades ette asju, nähes pilte, skeeme, sündmusi.
aga kujutlusvõimega on mõnikord ka see, et me oleme täiskasvanutena muutunud arvamusele, et kujutlusvõime on midagi, mis kuulub rohkem laste pärusmaale. Aga tegelikult, mida ütlevad teadusuuringud? Kujutlusvõime tegelikult tugineb kogemusele. Mis tähendab, et mida suurem on sinu kogemuste pagas, seda suurem saab tegelikult olla sinu võime kujutleda erinevaid asju ette, mida hetkel veel võib-olla ei olegi. Sest kujutlusvõime, kõik, mis me siin ka näeme, no meie võib-olla kaasa arvatud, oma vanemate kujutlusvõime vili, aga toolid, millel me istume, pliiats, mis meil käes on, see lava, kõik asjad, kõik on tegelikult ju kujutlusvõime vili ja selle on loonud täiskasvanud. Ja tihti aetakse lihtsalt segi, et kujutlusvõime justkui on see fantaasia ja lastel on siis väga arenenud fantaasia. Tegelikult meie täiskasvanutena võiks endale rinnale lüüa ja hüüda, et meie oleme kujutlusvõime tšempionid, sest meil on suur kogemuste pagas. Aga mingil põhjusel me ei kasuta seda nii tihti. Äkki on põhjuseks see, et me alati ei ole enesekindlad selles, arvame, et see ongi rohkem laste pärusmaa ja võib-olla ei ole alati ka selliseid tööriistu võtta käsile, mis aitaksid seda kujutlusvõimet siis meis kasvatada ja hoida, julgelt välja tuua. Ja siin jõuame, et tegelikult veel ei jõuagi. Ma tahaks teha teiega ühe sellise katse ka, kus ma tahaks näidata seda, et kuidas on siis see, et kas me saame kujutleda asju ette, mida me teame või mida me ei tea. Ja teeme niimoodi, et te võite panna silmad kinni, aga on mõned inimesed, kellele meeldib asju kujutleda ette nii, et silmad on lahti. Ise valige. Ja ma palun, et te kõigepealt kujutaksite ette oma tuba, oma elutuba. Mis seal elutoas sul on, kus midagi asetseb? Kus on diivan, kas seal on telekas või ei ole, võib-olla on kamin. Ei ole raske ette kujutleda. No kujutlege nüüd ette, et te võite homme päev sõita oma unistuste puhkuse reisile. Kuhu ja kuidas te sõidaksite? Kas keegi on kaasas? Ma arvan ka, ei ole tegelikult väga raske ette kujutada, kui sa juba tead oma südames, mis kohad sulle tegelikult meeldiksid või et kas sa tahad saada siit külmast sooja kätte või vastupidi, tahaksid minna lumiste mägede juurde. Kunagi oli üks naisterahvas, kes ütles, et ma ei saa aru, miks kõik unistavad suvest. Minul on ainult lumised mäed, mina tahan ainult minna talve. Kujutleme veel nüüd ette, kujutleme korraks ette ilma triipudeta sebrat. Nii, ei ole ka tegelikult raske. Ilma triipudeta sebra, kellel oli valge hobune ja kellel oli must hobune. Valget hobust millegipärast rohkem, millegipärast on tunne, et sebral on mustad triibud. Äkki on valged triibud. Aga igatahes me saame seda ette kujutada, sest me lihtsalt võtame midagi ära ja me oleme näinud looma sebra sarnast, kellel ei ole neid triipe. Aga nüüd kujutlege ette spunki. Kellel tuli midagi kujutlusse? Jaa, ikka on mõni. Ta võite hüüda ka, et kas oli mingi putukas näiteks see spunk? Krõll. Kunagi keegi kirjeldas ka, et justkui sarvedega selline saatana moodi on see spunk. Minul, kui ma vähegi mõtleks, et millega ta seostub, siis no võib-olla mingisugune putukas. Aga need, kellele siis ei tulnud midagi ette, ongi sellepärast, et tegelikult see on lihtsalt umbmäärane sõna, mille puhul me kõigepealt peaks hakkama mõtlema, millega me seda siis seostame. Mis on see kogemus, kus me võiksime võtta, milline võiks üks spunk üldse välja näha?
Ehk seal peaksime rohkem panema siis tööle oma seda kujutlusvõimet ja vaatama, kas me üldse saame seal sellele kogemusele toetuda. Seal aitaks võib-olla siis see, kui me kasutaksime nüüd oma teist supervõimet, kus ma kiirustades juba enne seda harjutust jõuda tahtsin. Ja teine supervõime, mis mina siis väidan, et meil inimestena on joonistusoskus. Ja nüüd tahaks kindlasti mõni kas püsti karata ja hüüda, et Kati, mis jama sa ajad? Mina küll ei oska joonistada. Ja kui sa praegu ütleks, et tule hakka siin joonistama, siis ma jooksen minema. Ja ometigi, kui te oleksite siin kõik 5-aastased, te ei jõuaks oodata, et ma kutsuks teid siia ette joonistama. Ja tegelikult ei pea olema selleks 5-aastane. Mul on väga hea kogemus kevadest, kui oli meil selline projekt, et tegime läbi joonistamise lõimingut Ukraina ja Eesti lastega, kus siis 1.–2. klassi lastele ütlesin niimoodi ise teadmata, et ma lasen kuidas oli siis Pandora laekast välja midagi ja ütlesin niimoodi, et me teeme siis neid kujundeid ja kes soovib, võib tulla teistele näidata. Sest minul oli kogemus, et keegi ei tule. Enamus aja on olnud täiskasvanud või vanemad noored. Ja mis siis sai? Kõik tõstsid käe ja tahtsid 3 korda tulla näitama. Ja siis ma juba vaatasin niimoodi kella, et oi, et me peame programmiga edasi minema. Aga kuidas siis on, et ma ütlen, et joonistamine on meie supervõime ja ometigi, küsime nii, et kes oskab joonistada? Ja jällegi näen ikkagi mõned käed väga hästi. Joonistamise kohta tegelikult öeldakse niimoodi, et joonistamine on osa inimeseks olemisest. See tuleb meie seest. Me kõik oleme joonistanud enne, kui hakkasime kõndima või rääkima, teinud jooni või tõmmanud ringe selleks, et luua tähendust oma mõttemaailma väljendamiseks või välismaailma peegeldamiseks. Ja oi, kui palju huvi selle vastu tunti, kui me väikesed olime. Midagi me ei teinud valesti, midagi ei pidanud olema tegelikult ilus. Ja see, kui meil siis tekib see arvamus, et joonistamine on midagi, mis me ei oska, võib olla ka sellest, et me vaatame sõnale joonistamine natukene valesti võib-olla peale. Ja jällegi ei tea äkki, kuidas võiks seda kasutada täiskasvanuna oma igapäevaelu toetamiseks. Ja nüüd on see koht, kus ma kutsun teid endaga korraks siis kaasa, et koos uurida, kas on siis nii, et te ei oska joonistada. Võtke oma märkmikud välja. Ma jäängi tegelikult siia sellepärast, et näidatakse nii suurele ekraanile ka. Ja tehke minuga kaasa mõned kujundid. Kõigepealt joonistame ühe inimese, kasutades ood ja tagurpidi uud. Teeme talle silmad ja suu ka. Saame lihtsalt näidata ühte inimest. Me saame panna seda inimest midagi mõtlema. Me teame koomiksites selliseid asju ja kui me kasutame sellist mõttepilve, saame näidata, et siin on keegi, kes midagi räägib. Me saame tegelikult selle sama inimese juures kasutada ka seda, et ta vaatab kuskile mujale ja võib-olla isegi tekitada siin 2 inimesega mingisugust tähenduslikku pilti, mis siia tekkis. Suhtlus, koostöö. Võib ka olla, et ma toon siia vahele hoopis ühe sümboli ja me vaatame, et meil peab omavahel hoopis usaldus olema. Või näitan, kasutades neid samu inimesi lihtsalt ja kiirelt, et meil on siin mingisugune koostöö. Kui me räägime sellest, et meil on siin liikuma kutsuva kooli seminar ja me tahaks võib-olla mõelda, et me paneme inimest ka liikuma, siis me saaksime väga hästi seda sama tehnikat kasutades. Tõmbame selle keha siit kokku ja lihtsalt jooni kasutades paneme näiteks selle inimese jooksma. Teeme ka väikese tuule siia alla, et ikkagi justkui liigub sinna suunda.
ja kui mõtled, et aga kuidas seda teha, siis kas või teed korraks nii. Ahah, see käsi oli niimoodi, see jalg läheb niimoodi. Või näiteks, kuidas mina kasutan, et kui on vaja näiteks koolitusel teha pildina, et paus on ja kohvipausist ei piisa, sest öeldakse niimoodi, et paus on, aga kohvi me ei anna. Ja siis mulle meeldib kasutada jälle sellist nupumehikest. Aga seekord siis jälle tõmban need käed lihtsalt kriipsudega ja teen sellise liikumispausi. Mitte, et mul oleks siis kangid kaasas ja ma siis kõigile pakun ja siis me hakkame seda seal tegema, aga see annab hästi edasi seda, et me ei joo kohvi, vaid me liigutame ennast. Kasutades siis hästi lihtsalt nupumehikest ja joontega käte tegemist. Mis me veel saame teha, on näiteks see, et joonistada palju inimesi. Teen ära need pead ja lähen siit kehadega, tõmban kokku. Siin on minu õpilased või siin on minu kolleegid, lapsevanemad, kellel on mingi sõnum. Neil on mingi mure võib-olla, tahavad tulla rääkida. Või on see meie kollektiiv, kes plaanib midagi. Lisaks saame kasutada selliseid erinevaid raame näiteks, et teen ühe 4 nurga, teen siia taha 2 kolmnurka. Justkui ära murtud paberileht, siia peale on kirjutatud mingi sõnum. Või kasutan erinevaid teeviitasid. Ma arvan, et teile tuleb liikuma kutsuva kooli pildi pealt tuttav ette 4 nurk, 3 nurk, siksak on tehtud alla, jätab sellise 3D tunde. Siin on siis mingisugune sõnum. No me liigume, kus kohas me hetkel oleme või kus punktist, kuhu me siis liigume. Ja lisaks saame kasutada siis kas erinevaid nooli või mingeid teeradasi, et joonistada välja siis mingisuguseid mõtteid oma peas. Me saame panna seda pilti tegelikult ka kokku, et luua veel rohkem tähendust. Ja selleks tehke endale ka üks selline ristküliku moodi koht endale, kus te saate siis teha ühe sellise natuke suurema pildi. Võib ka olla, et sa keerad omale selle vihiku nüüd laiupidi hoopis ette ja kasutad seda laiupidi. Ja teeme näiteks selle, et sa tahad planeerida, kuidas kool, kuidas ühte liikuvat vahetundi siis paremini teha. Ja siin on siis näiteks need õpilased, keda sa tahatsid sealt seismast ära saada. No, seal on, võib-olla on neil mingi mõte, millega on vaja tegeleda. Miks nad seal seisavad niimoodi? Joo, näiteks on see, et siin on meil see telefon, kuidas me saaksime siis ilma selleta. Ja ma tõmban siia sellise silmapiiri ja teen siia taha sellise finišimärgi. Et see on see, kuhu me siis jõuda tahame. Siia võib ka teha selle, et need samad lapsed siin siis on kuidagi siis rohkem kas siis liiguvad, siia võib seda joonistada, aga mis on siis see visioon, kus me tahame jõuda sellest hetkest siit. Ja siis ma teen siia 2 joont vahele, sellise teeraja, kuhu me siis saaksime planeerida, et aga kuidas siis seda teha, et need nurgas istuvad lapsed oleksid siis püsti, liigutaksid ennast, oleksid siis rõõmsamad. No võib ka seda kasutada, et need lapsed on siin hoopis siis tehtud, et neil on siis, võib-olla nad on hoopis kurvemad, sellepärast neil aju kärssab hoopiski ja et milleks siis on vaja meile seda rohkem liikumist. Et tegelikult saab lisada siia erinevaid asju. Ja kui te nüüd vaatate siis sinna vihikusse, siis kuidas on, kas oskasid joonistada? Oskasid maha joonistada, aga sinu käsi selle joonistas. Ja pigem on küsimus selles, et kuidas me selle sõnale joonistamine peale vaatame. Kas me mõtleme, et see on kunst, mida me peame tegema, või see on kujundid, lihtsad elemendid, mida me saame kasutada selleks, et toetada oma mõtlemist.
mingit koostööd ja planeerimist, õpilastel õppimist. Me saame siia juurde tuua ka mõningaid sümboleid. Mul on, vaatasin mõningad märksõnad ja näiteks, teeme natuke sellist huumorit, et kuidas me saaksime mängida erinevate sümbolitega. Näiteks kui mõtleme, et liikuma kutsuv kool. No kas näiteks joonistada liikuma kutsuv kool, et meil on siin see koolimaja, rõõmus koolimaja ja me saame selle koolimaja ka jooksma panna. Ja me võime näiteks panna need lapsed siia käte peale, et kool kutsub nad liikuma. Mängida niimoodi lihtsa joonistamisega. Või näiteks, kui on õuevahetund, siis ei ole ka ju midagi rasket seal vaja mõelda, et seda näidata, anda seda tunnet, et me teeme seda õppimist õues, kus me saame siis luua lihtsalt puud, teha sinna mingid inimesed, mida me juba õppisime joonistama. Võib ka siia näiteks ühe raamatu teha. Aga õpe toimub õues. Või näiteks vaatasin sellise sõna, mis oli ka teil siin kuskil töötubades käis läbi, koolirõõm. No kuidas võiks olla koolirõõm? Ja siis mul tekkis selline mõte, et aga kui me ikkagi mõtleme, et see raamat on selline, et kust need teadmised meile tulevad ja kui see raamat ikkagi on siis see rõõmus raamat siin, mis teeb siis rõõmsamaks, et on seda koolirõõmu meie ümber rohkem õppimise ajal. Ja näete, kui ma joonistan, siis kasutan nii lihtsalt neid asju, neid erinevaid kujundeid, et luua mingisugust tähendust. Ma pean teile tunnistama, et kuigi ma täna näitan siin teile seda joonistamist ja igapäevaselt tegelikult õpetangi seda, siis ma olen kasvanud üles piirava uskumusega, et ma ei oska joonistada. Ma ei ole tulnud kuskilt kunstitaustaga perekonnast, käinud kunstiklassis, kunstikoolis. Mina kasvasin üles staadionil ja võimlas. Ja räägin tihti seda lugu, et ma olin sellises suures koolis üle 700 õpilase ja seal tehti iga aasta maikuus emadepäeva näitust, õpilastööde näitust. No kellel olid seal siis kootud, tavaliselt muidugi selle sama vanaema kootud, kes pärast läks neid imetlema sinna. Minul ei pudunud vanaema ja ema asju valmis või siis olid ilusad kunstiteosed ja minul ei olnud kunagi ühtegi tööd seal. Ja nad panid veel selle näituse 4 päevaks võimlasse, panid võimla kinni selleks, et sinna näitust teha. Ja siis kõik käisid seal emade ja isade ja õdede vendadega, vanaema vanaisadega vaatamas. Ja minul ei olnud seal kunagi ühtegi tööd. Ja siis ma mõtlesin sellise strateegia oma peas välja, et las need teised siis naudivad 4 päeva kuulsust siin võimlas. Kui asjad ära võetakse, siis ma näitan, mis mina teha oskan. Selline on see minu taust, ei ole see, et joonistamine on olnud osa minu elust. Aga kõik muutus sellel hetkel, kui ma tegelikult olin juba jõudnud nii kaugele, et ma olin juba 2-kordseks emaks saanud, hakkasin oma asja ajama koolitusmaastikul, olin noorsootööga seotud ja avastasin lihtsa joonistamise, visuaalse lihtsustamise, et kasutada seda oma mõtete väljendamiseks, plaanide tegemiseks, erinevate materjalide valmis tegemiseks teiste jaoks. Ja see, kuidas see avas minu loovuse, hakkasin aru saama sellest, kuidas ma teen üldse tähenduslikke asju, milleks ma üldse midagi teen. Lisaks see, et see andis mulle julguse kritseldada, olla mängulisem, siis tegelikult see muutis väga-väga palju. Et üks asi on see, et me võime teada ka seda tehnikat. Kõige rohkem aga me peaksime teadma, et meil on see julgus tõmmata seda ebatäiuslikku joont. Me saame olla iseenda kangelased kriips kriipsu haaval, kui me kasutame tehnikat selleks, et olla paremad mõtlejad, olla iga päev natuke rohkem, kui me oleme, et oma kujutlusvõimet toetada ja samas tuua rohkem mängulisust ellu. Ja nüüd, kui täna teil on selja taga selline pikk päev, me tegime ka käesoojaks joonistamisega, siis ma tahan esitada nüüd teile ühe väljakutse, et te saaksite olla ka korraks kas või selles omaenda kangelased.
Ja mu väljakutse on see, et ma annan teile 1 minuti, mõtle tagasi sellele päevale ja joonista üks sümbol või see võib olla ka selline metafooripilt. Joonista tänase päeva kohta, praegu siinsamas omale märkmikusse. Mis on sinu tänase päeva emotsioon, mõte, tunne? Võib-olla visandad kiiresti hoopis selle pildi, sest sa tead, mida sa edasi tahad teha. Nii tore on vaadata, kuidas mõni omaette naerab ja mõni kolleegiga juba vaatab, vahetab pilti ja naerab. Ja mõte oligi see ka, et kui see pilt on nüüd valmis, siis vaata oma kõrval oleva kolleegile otsa või kui te 3 istute ja jagage omavahel. Mis sa tegid sinna? Mis on see sinu tänane emotsioon? Millega sa lähed ära? Mis sa võtad endale kaasa? Sina oska mingi liikumispaus teha pliiatsiga kas või tasakaalu paremaks. Ja ma teen. Mis te arvate? Mis Merike ütles mulle? No meil on siin nii omad inimesed, et me võime sellist huumorit teha, aga loomulikult, et teha liikumispausi. Aga ennem veel, ja tegelikult see oli mul täiesti plaanis ja väga hea Merike tuletas ka seda meelde, et tegelikult võiks korraks rääkida selle sama joonistamise ja pliiatsiga tegemise kohta seda, et mõnes mõttes ka see, kui me rohkem oma mõtlemise protsessi julgeme tuua seda, et me teeme käega kaasa, olgu see siis kirjutades, joonistades, kritseldades, ka see on tegelikult liikumise toomine oma mõttesse. Ja Valdur Mikita on nii toredasti öelnud seda, et tegelikult meie keha mäletab, et tuleb teha midagi primitiivset. Ja käega mõtlemine on selline primitiivne tegevus, eriti tegelikult joonistamine, sest meie esivanemad on kõik joonistanud enne, kui tuli kirjasõna. See on see, mida tegelikult meie keha mäletab ja ta ütleb ka nii toredasti seda, et selles käega mõtlemises on midagi nagu müstilist. Et see on nagu nii vabastav ja meil on seda vaja rohkem ka oma kooli tundidesse tuua. Et ikkagi rohkem lapsed mitte lihtsalt ei tee seda, mis on vaja kirjutada ülesse, vaid ka mõtleksid rohkem koos pliiatsiga, kuidas nad millestki aru saavad, kuidas nad midagi näevad. Aga teeme siis ühe sellise toreda liikumispausi, mida ma olen tavaliselt teinud, kui ma kohtun koolinoortega ja nendega koos joonistan. Ja siis ma vahel ütlen, et nii, tõuseme nüüd püsti ja teeme niimoodi, et kõigepealt
kirjutame oma nime, oma eesnime ninaga. Nii, kaelal on päris mõnus, on nii. Nüüd me kirjutame oma nime käega, aga mitte lihtsalt ühe käega, vaid me kirjutame 2 käega ja niimoodi, et vasak kirjutab peegelpildis oma eesnime ja parem kirjutab õigesti. Ja no ma ei tea, kes valib trükitähed, kes valib kirjatähed. Üks minu klassivend tuletas meelde, et ma olin väidetavalt kooli ajal nii teinud, et kirjutanud kriidiga tahvlile niimoodi peegelpildis ja korraga. Mingi visuaalsus sees oli siis ikka. Nüüd kirjutame oma nime, mis te arvate? Nabaga. Kõigepealt nabaga, ma tean juba, mis oodatakse veel. No, minul on hea lühike nimi, minul läheb ruttu kogu aeg. Ja nüüd teeme selle leivanumbri, mis alati õpilased punastama paneb ja vaatama kohe, kus nad seisavad. Kirjutame oma nime Pepuga, tagumikuga. No oli päris mõnus liikumispaus. Olete nõus? Võite seda nippi kasutada koolis ka. Ja me jätkame selle sama asjaga, kus siis oli, et rääkisin teile sellest natuke, et miks on siis see joonistamise kasutamine oluline. Tegelikult siis joonistamine aitab meil täiskasvanutena oma kujutlusvõimet arendada ja välja tuua. Ja see on hea nipp, mida siis kasutada igapäevaselt enda jaoks, aga miks mitte siis üks hetk ka teiste jaoks. Aga kuidas võrrelda seda joonistamist ja liikumist, et kuidas saada võib-olla aru, et me mõtleme mõnikord sõnale joonistamine peale natuke valesti. Ja on üks tore mees, Ralf Hammer, kes on ühes TEDx kõnes, kus ta räägib, miks pliiatsiga mõtlemine on oluline, toob sellise ühe toreda ringi joonistamise, nii-öelda joonistamisest arusaamise kohta. Ja mina tahaksin tuua võrdluseks teise ringi sinna, mis on liikumise kohta. Ja me alustame sellest, et kui me mõtleme selle peale, et meil kõigil on vaja liikuda, et me oleksime terved, ükskõik, mis see liikumine meie jaoks on. See on justkui midagi, mis me saame aru, et jah, see on normaalne. Ja tegelikult me justkui ei sea küsimärgi allagi seda, et aga ma ei oska liikuda. Aga kui ma ei tee nii hästi kui olümpiasportlased, siis ma ei hakkagi liikuma. Et kui ma ikkagi seda maratoni ikka seal 2 tunniga ära jookse, ma ei lähe üldse jooksma. Ma isegi tosse ei osta. Sest et on osa inimesi, kes teevad siis profisporti. No paneme profisport. Aga meil ei teki. Me teame, et me kõik võime ennast liigutada ja me ei pea kunagi sinna profisporti minema. Ja me teeme seda. Aga mingil põhjusel on joonistamise ja kunstiga meie peades selline tunne, et see siin on kunst ja joonistamine on siis mingisugune asi seal sees, mida võib-olla mõned julgevad teha, et kui nad nagu ei tee nii ilusti, aga julgevad teha. Ja siis tekib tunne, et kui ma ei oska ilusti joonistada, siis ma pigem üldse ei teegi seda. Aga kui me vaataks peale samamoodi nagu siia, et see suur ring on siin joonistamine ja see siin on kunst. Et mõned inimesed lihtsalt joonistavad rohkem ja paremini ja on teinud sellest endale elukutse. Nad on kunstnikud, nemad teevad kunsti. Aga meie kasutame joonistamist samamoodi nagu liikumist. Me kõik võime seda teha. Ükskõik, mis sammuga sa jooksed, ükskõik kui kõvera joonega sa joonistad. Kui ma kasutan seda mõtlemise tööriistaks, et olla vaimselt tervem inimene ja olla loovam. Miks ma kasutan selliseid sõnu?
teadus ütleb, et üks suur asi, mis on loovuse aluseks, on mängulisus. Meil on vaja olla mängulisemad selleks, et meil oleks pingevabamad olukorrad, me saaksime võtta aega. Ja see on see, mida loovus tahab. Täpselt samamoodi ütleb vaimse tervise kohta Anne Kleinberg, kes on psühhiaater, ta on laste vaimse tervise keskuse juht ja ütleb niimoodi, et kui meie töö oleks meie mäng, siis me oleksime palju õnnelikumad ja tasakaalukamad inimesed. Et igasugune loovus, kunst on seotud elurõõmu ja naudingutega. Aga kui palju on meie ümber tegelikult seda mängulisust? Ei ole, me oleme selle kaotanud. Räägin siia juurde ühe loo inimesest, keda te kõik teate. Eesti kuulsaim inimene, helilooja Arvo Pärt. Võib-olla kui olete kuulnud seda lugu, Noora Pärt jagas seda, et 1970-ndatel tabas Arvo Pärti täielik loomekriis. Ta otsis oma keelt, tahtis teha midagi uut omamoodi, aga kriis kestis juba liiga pikalt. Ja lõpuks saadi abi ühelt Gruusia loomepsühholoogilt, kes ütles niimoodi, et hakake tegelema kunstiliste vormidega, millest ei ole osavad. Ja kõige olulisem oli seal igasuguse kriitika allasurumine, julgus eksida ja mängulisus. Ja sellel samal aastal lõi Arvo Pärt 14 teost, mis on siiani tema kõige ilusamad ja enim mängitumad. Mängulisus päästis Arvo Pärdi loomingu. Albert Einstein nimetab seda tegelikult kombineerimismänguks. Tema näiteks ise mängis viiulit selleks, et lahendada mõnda keerulist matemaatilist probleemi. Aga kuidas igapäevaselt tuua seda mängulisust rohkem oma töösse, õppetöösse? Me ei saa kogu aeg matemaatikatunnis kõik viiuleid mängida või tuua tonnide viisi savi õpetajate tuppa või kontorisse ja nüüd seal kõik voolime koos, kuni siis see heureka tuleb meil. Ja mina kui selle tehnika fänn, kui visuaalse lihtsustamise praktik, nähes erinevaid kogemusi, pannes kokku erinevaid teadusartikleid, ütlen, et joonistamine on üks lihtsaim viis, kuidas tuua mängulisust oma igapäeva ellu. Kasutada seda sama lihtsat tehnikat, et toetada oma mõtlemist, toetada teiste mõtlemist ja mitte ainult toetada mõtlemist, vaid tegelikult läbi selle luua juba ka tähendust. Mida, miks me teeme, kus me hetkel oleme, näha seda suurt pilti, millest samamoodi nii palju puudust on. Näha neid omavahelisi seoseid. No kas või see, kui alustada koolis tundi sellega, septembris 5. klass, esimesena tuleb ajalugu neile. Mis on ajalugu? Miks on oluline? Mida te ajaloost juba teate? Ja kuhu me peale 5. klassi peaksime jõudma ajaloo teadmisega? Ja õpilased vaatavad, jaa, ma tahan sinna rajale koos sinuga tulla. Ma tahan selles loos olla, et veel rohkem teada saada. Saad olla kriips kriipsu haaval iseenda kangelane, kasutades sellist lihtsat tehnikat. Aga tegelikult ei pea alati olema ka kangelane selleks, et teha selliseid asju, kasutada mingeid tehnikaid. Mina arvan, et kangelased olete te täna juba ka ise, sellepärast, et te tulite siia kohale. Et te tegite midagi, tegite sammu, et tulla kohale, et vaadata, mis võiks olla see, mis mina saan oma koolis veel paremini teha. Täpselt nii nagu siin alustada pisikeste asjadega. Väike mehike kuskil, väike jutumull kuskil. Täpselt samamoodi oli täna see samm, mis ma saan homme paremini teha või ülehomme teha paremini. Te olete juba iseenda kangelased, kui rohkem seda märgata. Ja miks mitte võtta vahepeal siis kasutusele ka mõned tehnikad, lisaks liikumispausidele kasutada rohkem mõtlemist koos pliiatsiga ka koolitunnis. Ja ma alati ütlen niimoodi, et lõpuks tegelikult taandub kõik sellele, et luba endal ja teistel tõmmata seda ebatäiuslikku joont.
luba eksida. Nii nagu me võime teha seda liikumises igaüks omamoodi, nii võib seda tehnikat samamoodi igaüks teha oma kõverajoonega, sest oluline on see, mille jaoks me seda kasutame. Aitäh, et te mind siia kutsusite, aitäh, et ma sain jagada teile seda sõnumit, aga samas ka natuke tunnustada teid selle eest, et te olete siia täna kohale tulnud ja saaksite mõelda seda, et mis ma homme saan siis veel järgmise sammuna paremini teha, et nii minu kui minu õpilaste elu oleks mõnusam ja tervem. Aitäh teile! Aitäh!